tere kõigile kohale tulnutele, et kõigepealt suured tänud, et sellise ilusa päikselise ilmaga siia kohale jõudsite ja teiseks tervitame kõiki meie Facebooki kuulajaid-vaatajaid. Tere ka teile! Tänases vestlusringis räägime me viisadest, me räägime noorte tööviisadest ja me räägime viisadest just nende samade noorte pilgu läbi, kes on seal ise käinud. Ja ma annaksingi järgmiseks sõna nüüd ükshaaval kõigile, et äkki te räägite natuke endast. Ja alustuseks võib-olla siis ütleksin veel seda, et ma ise olen minu Austraalia autor ja hetkel töötan ka Estravelis turundusjuhina. Ise olin Austraalias 5 aastat, algul läksin noorte tööviisaga ja edasi juba siis lõpus olin abielus ja partnerviisaga. Ja need viisavõimalusi on väga mitmeid. Aga äkki siis annaksin sõna järgmisele. Tere, minu nimi on Ene Seppa ja olen elanud lisaks Eestile ka Saksamaal, Austrias ning Uus-Meremaal. Ja Uus-Meremaal olin just selle sama Working Holiday viisaga ja aasta hiljem läksin sinna tagasi veel partneriviisa peal tööle. Endast oskan ka nii palju rääkida, et olen ka raamatute autor, et olen kirjutanud 6 noorsooruromaani ja mida siis üritan teha täpselt reisimise ja töötamise kõrvalt. Tere, minu nimi on Reelika ja mina siis läksin Austraaliasse 2007. aastal ja läksin ka sinna alguses Working Holiday viisaga ja kokku elasin seal 11 aastat ja alustasin seal siis Estraveli tütarfirma Aerotraveliga ja olen väga palju, võib öelda suisa tuhandeid lennupileteid pakkunud ja teinud inimestele, et Austraaliasse minna ja viisadega ka aidanud. Ma vaatan, kas see töötab küll. Minu nimi on Mann. Mina töötasin kunagi Alaskal kelgukoertega. Panin oma mõtted blogisse ja siis hiljem sai osaliselt blogi, osaliselt juurdekirjutamise tulemusena siuke raamat nagu Minu Alaska kirja pandud. Siis ma läksin Norra teravmägedele ja tegin seda sama kelgukoertega. Ja siis ma võtsin magistratuurist akadeemilise puhkuse plaaniga minna Uus-Meremaale 9 aastaks ja siis tulla tagasi ja magistratuuri ära lõpetada, aga kahjuks seda tagasi tulemist kunagi ei tulnud, sellepärast ühes puusifarmis kohtusime ka inglasega, kes on nüüd minu abikaasa. Ja nüüd me elame Uus-Meremaal ja valdavalt ma tegelen laste kantseldamisega nüüd, sest mul on nüüd Uus-Meremaal 2 pisikest last. Ja läksin kunagi, et Ameerikas olin sellise nagu Working Holiday tööloaga, Uus-Meremaal samamoodi, aga siis vaikselt Uus-Meremaal läksin selliste tõsisemate töölubade peale, kus esiteks oli vaja nagu tõestada, et neil ei ole sama nagu ametiinimesi olemas, siis läksin alalise kodakondsuse peale, nüüd just mõtlen, kas teha endal järgmisel aastal Uus-Meremaa kodakondsus. Minu nimi on Mari-Liis. Minu kogemus siis viisadega on Ameerikas ja Kanadas. 6 suvel käisin raamatut müümas ukselt uksele. Ja Ameerikas olin ma J1 ehk student viisaga, millega ma siis olin kultuurne võimalus tutvuda Ameerikaga ja teine ka see, et töötada seal koha peal. Ja Kanadas ma olin Working Holiday viisaga ja Young Professional viisaga. Pärast saame siis nendest natuke rääkida. Ja praegu töötan Estravelis ärikliendi haldurina. Aitäh Mari-Liisile. Enne kui me edasi läheme, siis väiksed kaubanduslikud teadaanded ka vahel, et meenus mulle, et lubasin ära rääkida, et meil on selline tore sooduskupong siin reisi pealt 30 € alla, kes soovib, võib pärast võtta. Ja samamoodi on meil siin ka Traveleri ajakiri, mis mujal on müügis, täna saab siit tasuta, nii et absoluutselt juba olemas väga hästi. Et kõik, kes soovivad, võivad lahkelt kaasa arvata. Aitäh! Seal on ka palju põnevaid reisijutte sees. Aga edasi minnes, et me teeksime siis niimoodi, et me räägiksime kõigepealt natukene viisatingimustest, et Reelika ja Mari-Liis räägivad siis võib-olla alustuseks sellest, mida arvestada sinna siis nendesse riikidesse minekul ja siis teie siis täiendaksite natukene. Ja kui me oleme kõik need tähtsad, kuidas teha, mida teha ära rääkinud, siis võib-olla räägime niisama ka lõbusaid lugusid. Ja alati on publiku oodatud meil siis ka küsimusi küsima vahele, kes vähegi soovib. Et kõik väga julgelt käsi püsti ja siis küsige aga.
aga ma siis annaksin ehk alustuseks sõna Reilikale, kes siis räägiks Austraalia ja Uus-Meremaa põhilistest viisaomadustest. Kuidas sinna minna, kui kauaks sinna minna? Ja, et kui tekib soov minna siis teisele poole maakera, siis Working Holiday viisa on olemas siis 18 kuni 30 aastastele. Et siis see tähendab siis seda, et sa pead taotluse sisse andma enne, kui sa saad 31. Et see on nagu erinevus Kanada viisaga näiteks, kui Kanada viisal on 35 see maksimum, siis Austraalial ja Uus-Meremaal on 30. Ja siis Austraalia viisa on, alguses on sul 1 aasta ja siis kui sa teed 3 kuud farmi, need on postkoodi järgi, et veebis on suurelt laialt ära seletatud, et kus sa pead siis töötama, et siis sa saad taodelda omale 2 aasta viisat ja Uus-Meremaal 2 aasta viisa varianti ei ole. Et kas Kanadas on 2 aasta? Jah, on. Kanadas on olemas ka teine aasta, aga seal Kanada, Austraalia viisadel ei ole seda ülemist piiri vähemalt saavutatud eestlaste poolt, et seal ei ole probleemi viisa et täna selleks aastaks on viisade arv on välja antud, kui nii Uus-Meremaal ja Kanadasse minekuks, siis on need on nagu väga piiritletud ja pead olema valmis, et nüüd kohe läheb uks lahti ja siis oled esimesena jaol nagu. Ja siis nende viisadest veel, et Austraalia Working Holiday viisaga on sul lubatud õppida 4 kuud ja Uus-Meremaal 6 kuud. Ja igale poole, kuhu sa lähed, kindlasti peab kaasas olema tervisekindlustus ja et siis ära märgitud oleks ka see, et sa võid töötada füüsiline töö nagu, et see on väga suur vahe, et kui sa töötad seal, sul võib aastane viisa küll olla, aga kui sul seda füüsilist tööd sees ei ole ja sul juhtub tööõnnetus, siis see kindlustus sind ei aita tegelikult. Et ja siis ja kindlasti tekib küsimus eriti just noormeestel, kes on käinud Eesti sõjaväes, et kaitseväge teenistust mitte varjata, aga samas peab arvestama, et kui sa märgid ära selle, siis sa automaatselt seda viisat ei saa. Mõned inimesed saavad 1-2 minutiga, hops, on e-maili peal viisa olemas ja kui sa oled selle sõjaväe märkinud, siis võetakse sind nagu eraldi, personaalselt võetakse su viisa nagu läbi ja siis võib isegi 2-3 kuud minna aega, enne kui sa vastuse saad. Et seda nagu kiirelt. Sõjaväeline teenistus. Ja siit ma võin lisaks veel mainida, et Ida-Euroopa. See on sõjaväeline teenistus, see on eraldi kirjas. Jah, aga sa oled käinud sõjaväes, see on military service on see siiski. Ta ei ole eraldi klassifitseeritud, et kumb ta on. Ta on lihtsalt sõjaväeline teenistus. Sellest ilmselt häda tekibki siis, et pannakse ühte patta. Ei sa oled sõjaväes käinud, see on riigikaitse. See on... Jah, just. Aga samas on teine asi, on see, millega ma just puutusin kokku vahetult enne jõule, oli see, kui eestlased tahavad minna siis turistiviisaga Austraaliasse, et siis sul on ka see küsimus tuleb ette ja siis seal nagu on see, et sa pead valima, mis riigiteenistuses sa siis sõjaväes käisid, aga näiteks siis minu isa see oli Nõukogude Liit, aga ta ei olnud Venemaa sõjaväes, aga seal nagu Nõukogude Liitu kui sellist valikuvariandis ei ole. Ja siis, kui sa paned, et sa olid Venemaa teenistuses, siis ta tegelikult ju on vale, sest sa ei olnud seal. Ja siis on juhtunud, kus on ikkagi valitud Venemaa ja läheb kohe kõrvale ja siis võidakse ka täiesti suisa keelduda. Et sa ei saa isegi seda turisti külastusviisa registreerimist.
et kui sa ikkagi Nõukogude Liidu teenistuses käisid, siis ma arvan, et seda registritki, ma arvan enam, kas seda nagu eksisteerib, võib-olla kuskil KGB kuskil. Nii palju, kui mina olen ka aru saanud, on see, et need Austraalia ja Eesti vahelised igasugused inforegistrid toimivad, nad kuidagiviisi toimivad, aga mitte hästi. Et pigem on see, et pigem nad ei toimi. Et nad küll ametlikult nagu toimivad, aga seda, et sa välja võtta, see on nagu suur töö austraallaste poolt. Ma ütlengi, et nende nõukogude ajateenistust ma arvan, et ei saa jälile. Selleks on Eesti ja Austraalia valitsused on tegelikult nüüdseks teinud juba väga palju kokkuleppeid, et seda nad, ma usun, kui nad tahavad, siis nad saavad küll kontrollida. Aga kas ei ole nii, et viisataotluses sa pead selle märkima ja millest see jutt oli just see, et sa märgiksid nagu selle ajateenistus, ja ma nüüd hetkel rääkisin kahest erinevast sellest ajateenistusest, et Eesti Vabariigi ajateenistus tuleks märkida ja kui lähevad isad, vanaisad, siis mina arvan, et Nõukogude ajateenistus, et seda nagu pigem mitte märkida. Nüüd on sellised pisikesed kavalad nõksud, aga Mari-Liis, sina tahtsid ka vahepeal midagi ütelda. Silm läks nagu niiviisi särama, nagu sul oli mõte. Mina mõtlesin seda, et minu ülesanne oli rääkida Kanada ja Ameerika viisast ja täna on siin kohal inimene, kes aitas mul seda tegelikult teha. On Kaido Kõpri ja ma ei tea, kas tema on spetsialist, et kas äkki tema sooviks äkki meiega liituda ja rääkida. Kaido võib täitsa vabalt küsimusi siit kommentaare, et ma võin anda, aga Mari-Liis, me siit praegu ikkagi sind minema ei lase, kuna me väga tahame ka kuulda sinu kogemusi. Mina võin rääkida oma kogemustest, kuidas oli kandideerimine näiteks Kanada viisale. Et ütleme niimoodi, et paberimajandust on väga palju ja ongi, et on siis young professional, mis tähendab seda, et sul on juba kohapeal töö olemas, et sind ootab juba tööandja. Ja teine on siis working holiday viisa, mis siis tähendab seda, et kui sul minu variandid olid see, et ma käisin mõlemal korral kõiki nende viisadega raamatut müümas. Et siis mul oli juba olemas. Kas see viisat taotlesid siin Eestis enne, kui sa läksid või koha peal pikendasid, kuidas see käis? Viisat ma taotlesin Eestis. Selline küsimus Ameerika kohta. See Green Card, kuidas see jäädes, see mingi Lucky Loser, see õnnelik loterii, see ei ole, see äkki saab seda. Seda mingi kehti jah? Et ma oskan sellest rääkida, ma ise taotlen ka praegu rohelist kaarti siis abikaasa kaudu, aga nii palju, mis ma olen selle Green Cardi loterii kohta uurinud ja lihtsalt kuulnud, et see endiselt on käimas ja toimib. Sellel osalemisel tuleb olla väga ettevaatlik, et sa ei satu mingite valede firmade otsa, kes lihtsalt siin rahast lagedaks üritavad teha. Ja kuigi on inimesi, kes saavad selle rohelise kaardi, siis protsess on järjest vähem tõenäolisemaks muutunud, et võib niimoodi öelda. Ja üleüldiselt Ameerikasse kolimine on tohutult keeruline, kui sa just ei ole tipptasemel spetsialist. Kui mina nüüd taotlen Green Cardi, et kui ma sisenen USA-sse enne seda, kui oleme 2 aastat abielus olnud, siis on see roheline kaart mulle 2 aastaks ja seejärel tuleb uuesti uuendada seda ja saab 10 aastaks. Kui siseneda Ameerikasse pärast seda, kui 2 aastat abielus olemist on täitunud, siis saab kohe 10 aastase. Main, ma küsin vahepeal sinu käest, et kuidas sinul on viisade taotlemisega läinud? Kui ma käisin Alaskal, siis ma läksin work and traveliga, mis oli selles mõttes üsna lihtne, et seal on lihtsalt see, et sa pead olema tudeng ja nad teavad, kuna sa lähed suvevaheajal. Ehk et sul on kool, mis sind sügisel tagasi ootab, sa annavad neid üsna lihtsasti või õigemini toona, kui mina läksin, mis oli rohkem 10 aastat tagasi. Neid lihtsalt pidi taotlema, kellelegi hunniku raha ära maksma ja siis kõik omad asjad ära pakkima minema. Küll aga oli see, et kuna ma olin Alaskal ja ma sisenesin Kanada kaudu, siis mul oli üsna lõbus oli Kanada viisat teha, kuna ma sain ma ei mäleta, kuidas see täpselt oli, aga mul oli passi Eestisse tulemine võttis hästi pikalt aega. Ja ma helistasin, lõpuks sain teada, et keegi kuskil minu pass oli kuskil toppama jäänud. Ja kui nad lõpuks ta siis mulle saatsid, ma sain ta kätte, kus oli vist kas mingi päeva kell 2 pärastlõunal.
aga Kanada viisa pidi taotlejad olema kell 12 samal päeval. Ja kui ma nendelt siis küsisin, et kuulge, et mul on tegelikult mingi 5 päeva pärast on lennuk juba läheb, et ma saan nagu samal päeval teile tuua otse saatkonnast, aga ma ei saa kella 12-ks, ma saan kella 2. Siis nemad ütlesid, et ei, et see ei sobi, et meil on nagu kell 12 on piir, et paneme kõik need oma, nad lähevad Poolasse, Varssavisse saatkonda, et seal pannakse need templid sisse. Ja siis ma käisin bussiga Varssavis, mis oli ka väga tore. Aga sellest siis pikemalt rääkida ei ole mõtet, sest see oli pigem niisugune kultuurne eksperiment, kus ma leidsin lõpuks selle saatkonna üles, mitte keegi inglise keelt ei rääkinud, mitte keegi vene keelt ka ei rääkinud. Ma sain aru, et ma nägin, et oli pikk rodu inimesi, kellega pidi järjekorras seisma, siis ma seisin ka, kuna kõik ülejäänud seisid ja lõpuks ma nagu sain sinna õigesse kohta, kui siis mul lõpuks öeldi, et mulle transiitviisat üldse pole vaja, et anti mulle mingi teine asi. Aga Uus-Meremaal on olnud seiklusrikas see töölubade tegemine, sest et kui ma esiteks läksin working holiday'ga, mis on siis selline seljakotiränduri oma, see on lihtne. Aga pärast, kui hakata tegema selliseid tõsisemaid töölubasid, et kui sa oled oma working holiday'ga seal olnud ja sulle keegi teeb tööpakkumised, tule nagu jäägi meile siit pikemaks ajaks, siis on vaja hästi palju dokumente anda. Ja mina sündisin Nõukogude Liidus. Et isegi nad tahavad isegi sellist asju nagu sünnitunnistus, et Nõukogude Liitu ei eksisteeri. Nii et kui mina annan neile oma Nõukogude Liidu sünnitunnistus, nemad ütlevad selle peale, et see ei ole nagu, et siis on vaja eraldi Eesti mingist ministeeriumist taotleda sünni mingi tunnistuse väljavõttu, siis on vaja saata notari juurde, kes selle apostillib ja kui siis minna nende tõsisemate poole veel, kus alalist elamisluba taotleda, siis mul oli umbes 6 kuud võttis aega, et dokumendid kätte saada, sest mul oli külmkapi peal oli siuke, ma ei tea, 1,5 lehekülge lihtsalt nagu nimekiri asjadest, mida oli vaja kõik korda teha. Ja siis, kui me lavastati, kuskile me panime vale linnukese, saadeti kõik asjad tagasi ja öeldi, et taotlege uuesti ja makske uuesti kõik raha. Ja siis hakkasime uuesti kogu selle protsessiga, kuna osad dokumendid aegusid siis ära juba, kuna nad pidi olema vähem 3 kuised, siis hakkasime uuesti asju tegema. Nii et kui lõpuks see elamisluba kätte sai, siis oli väga tore ja väga palju vähem raha oli alles. See kõlab nagu üks paras kadalik, olgem ausad. Aga korraks minneski, aitäh selle vahva kommentaari eest, aga korraks minneski tagasi just selle ettevalmistuse juurde, et äkki räägimegi siis korraks lühidalt läbi, et kui pikalt peaks ette valmistama ja mis on need eri riikide puhul. Austraalias, ma saan aru, on siis aastaringselt ja lähevad igal aastal tuhanded inimesed. Täpselt statistikat ei ole, aga nii on meediast läbi käinud. Ja Austraalia on ka eestlastele üks selliseid hästi erilisi kohti, kuna Eesti on üks 19 riigist maailmas, kuhu siis Austraalia working holiday'd lubab ja muuhulgas on see ka ainus Ida-Euroopa riik, et see on tegelikult on see, kes selle loa välja ajas, et sellele tagantjärele müts maha, kas see oli Välisministeerium või see on päris eriline asi ja Austraaliasse saab, eks ole, aastaringselt. Aga ikkagi, et kui pikalt peaks ette valmistama ja siis räägime teistest riikidest ka, et millal need tähtajad on? No Austraaliasse minnakse siiski täiesti aastaringselt. Selline tippaeg on alati peale Eesti suve, september-oktoober, siis on, et hakkab juba külmaks minema ära ja ruttu sooja. Ja ettevalmistustega ongi sedapidi, et ennem peab viisa käes olema, kui pileteid ostma hakata. Sest kui sa ostad pileti ette ära ja ka tüdrukutel, kellel seda sõjaväe küsimust tegelikult küsimusena ju ei olegi, siis vahel ikkagi läheb see viisataotlus siis pistelisse kontrolli ja võib ikkagi võtta 2-3 kuud aega, enne kui vastus tuleb. Ja siis, kui sul on ostetud pilet juba ette ära, siis sa pead hakkama maksma juurde, et seda piletit hilisemaks muuta. Ja sellepärast nagu ongi, et see viisa sa võid ette tellida kuni siis aasta aega, et kui sa ütleme siin täna paned avalduse sisse ja siis kui sa saad, ütleme siis näiteks 1. juunil saad 2018 saad viisa kätte, siis sul on aega Austraaliasse sisenemiseks siis 31. maini järgmine aasta. Et see viisa võib sind nii kaua võib sind oodata ja siis, kui sa oled juba riiki jõudnud, siis sa võid sisse-välja käia, aga see aasta on sealt jooksma hakanud. Ja mineku osas nagu arvestada tasub seda, et minu soovitus alati on olnud kohe alguses see 3 kuud farmi ära teha.
siis ei ole nagu probleemi selles, et sa leiad endale meeldiva töökoha, sa leiad juba nii palju toredaid uusi sõpru ja siis on see, et mul on see 3 kuud tegemata, et aga ma ju tahan seda teist aastat ka teha, onju. Ja siis hakkad paaniliselt nagu otsima, kuhu farmi minna ja mis teha. Ja farmide osas kindlasti peab ka arvestama seda, et eriti just nii-öelda Lõuna-Austraalias on siiski 4 aastaaega. Et seal on talvekuud on siis juuni, juuli, august, aga september ka on ikkagi siis Adelaide ja Melbourne on väga külmad, tuulised, kõledad, rannas päevitamas ei käi. Et ja farmitöödega on siis ka on pigem on nii-öelda paus, et kuna Austraalia on siiski 1,5 korda suurem kui on Euroopa, siis vahemaad on tohutud. Kanadast me muidugi ei räägi, aga siiski, et ühest kohast teise minna, siis kui sa tahad kiiresti jõuda, siis sa pead lendama ja autoga liikudes see ikkagi võtab väga palju aega. Et seda nagu arvestada kindlasti. Kuidas Uus-Meremaa Working Holiday viisaga on, et millal on see tähtaeg, mis ajaks ja äkki siis nüüd räägite sellest mitte nii rõõmsast osast Uus-Meremaaga? Minul oli selles mõttes tore, et mina taotlesin 2008, kui ta oli alles päris nagu alguses. Inimesed ei teadnud seda väga, nii et nad aastas andsid mingid 100 kohta eestlastele. Ja see 100 piir ei tulnud sel aastal isegi täis, nii et mina lihtsalt mingil hetkel mõtlesin, et läheks Uus-Meremaale. Võtsin lahti Migratsiooniameti veebilehe, panin taotluse sisse, asi valmis. Need, kes nüüd lähevad, on mulle rääkinud, et kuna nüüd on nagu nii popp ja ikka oma 100 kohta on alles, siis nüüd on see, et sa paned oma veebibrauseri valmis selleks ajaks, paned lisaks mingi varuarvuti kõrval, et juhul kui esimene arvuti nagu tööle ei lähe ja midagi nagu ära sureb, et siis sa lähed järgmise peale, et on vaja kiiresti sisse saada, sest et muidu on lännu ja siis sa ootad aasta aega veel, et järgmine kord uuesti minna. Jah, et täpselt selliselt mina tegelikult tegingi, et mul oli enda arvuti, mul oli toonase elukaaslase arvuti kõrvuti, alustasin enda arvutis täitmist, aga brauser kiilus kinni, tõstsin kohe lihtsalt käed teise klaviatuuri peale ja jätkasin ja 20 minutiga sain enda viisa kätte ja vist poole tunniga olid need jälle läinud. Ja praegu on samamoodi, et reeglina ikkagi 15 minutit kuni pool tundi ja siis on Uus-Meremaa viisad otsas aastaks. Alati tasub siiski ka vahepeal tagasi vaadata, sellepärast, et mõnikord kellegi viisa ei lähe läbi, et kuna Uus-Meremaale tööviisa saamiseks on vaja teha ka eestlastel kopsuröntgen ja kui sul aastata see kopsus plekk, siis öelda, sorry, sa ei saa ja jälle see viisa nii-öelda vabaneb ja siis on võib-olla kellelgi teisel lootus taotleda. Aga üldplaanis, et kui on soov Uus-Meremaa Working Holiday viisat kasutada, et siis nobedate näppude voor on täiesti reaalsus. Aga küsimus ka, et kas seda taotlust on võimalik ette ära täita, et sellel hetkel, kui see avaneb, siis sul on teed taotlus vajutad send nuppu? Seda ei ole võimalik teha, aga mida võib proovida on see, et sa vaatad, millal on mõne teise riigi taotlustähtaeg ja teed selle taotlusprotsessi läbi näiteks, ma võtan suvalise riigi, ma ei tea, Tšehhi riigi kodaniku alt, et muidugi see ei lähe lõpuni välja, et sa ei hakka seal mitte midagi maksma ja nii-öelda valeandmeid esitama, aga kui sa oled selle korra läbi teinud, siis sul on olemas vähemalt informatsioon selle kohta, et milline see välja näeb, mis seal küsitakse ja kui sa pead ise täitma hakkama, sul läheb see kiiremini. Ja veel Uus-Meremaa kohta, et millal selleks aastaks, ma saan aru, on see tunnikene ammu möödas, aga kuna see siis järgmisel aastal juhtub? Märtsi algus, lõpp oli vist. Kunagi oli Eesti kevadet, aga mina täpselt ei tea. Et seda muidugi tasub vaadata ja jälle jälgida ka seda, et Eesti ja Uus-Meremaa asuvad väga erinevas ajavööndis. Et ma olen lugenud olukorda, kus keegi tahtis seda taotlust alustada Eesti aja järgi, aga kuna Uus-Meremaa on ajaliselt tunduvalt ees, siis taotlused olid juba otsas. Väga põnev. Aga kuidas Kanadaga on lood, et sinnagi on, eks ole, piiratud arv need noortega tööviisast, et kas seal on ka nobedate näppude voor? Eks ta nii oli, jah. Et 2014, kui mina taotlesin, siis me istusime väga mitmekesi seal ühes ruumis ja taotlesime seda sama viisat. Ja selleks aastaks oli 80 kohta, mis siis väga kiiresti ära läksid. Pärast ma vaatasin ajakirjanduses, et kirjutati, et eestlased väga tahavad Kanadasse minna. Siis mõtlesin, et siin juba ruumis juba pooled tahtsid minna. Et läks väga kiirelt, jah. Ja Kanada viisaga on
esiteks on see, et sa pead ära täitma sellised oma passiandmed, kõik sellised lihtsad asjad, et sa saaksid umbes nädala jooksul kirja tagasi, kus on siis, et kas te soovite ikkagi Kanada viisat või te ei soovi. Ja siis, kui sa sellele ei reageeri, siis see kaob ära ja sa pead uuesti seda protsessi alustama. Aga kui sa seda lõpuks ütled, et jah, ma soovin, siis sul on aega täpselt 20 päeva oma paberid korda ajada. Et sellest ajast saadik. Aga sul on vaja ka arvestada sellega, et sul on vaja karistusregistrit. Väljavõtet sealt väljavõtet ja see oleks vaja ka inglisekeelse tõlgina. Et vahepeal juhtub niimoodi, et sul läheb nii kaua aega sellega, et siis sa pead jälle uuesti alustama. Kas seal ei ole mingit konkreetset kuupäeva, kuna sisse anda või kuidas Kanadaga on? Minu teada ei ole konkreetset kuupäevad. Need, millal siis need avaldused lahti lähevad. Minu 2014 oli see jaanuari lõpus ja vaatasin 2017 eelmine aasta oli see detsembrikuus. Et siis kui kohad ära lähevad, siis lähevadki. Et kindlat kuupäeva ei ole, mille selle 20 päeva jooksul peab olema ära saadetud. Aga sellist tungi ilmselt nagu Uus-Meremaale ei ole, et ikkagi kui sa... Minu teada küll mitte, aga... Sul enne on värskemaid andmeid, ma saan aru. Jah, et mul üks sõbranna läks nüüd selle Working Holiday viisaga Kanadasse ja kuidas tema kirjeldas seda, et varasemalt oli süsteem samamoodi nagu Uus-Meremaal, kes see SMS, mida kiiremalt sa suudad trükkida, seda suurem on tõenäosus, et sa saad viisa. Aga Kanada muutis oma süsteemi ja nüüd mõnes mõttes lisatakse sind loosirattasse. Sa täidad ära avalduse, et sa tahad seda Working Holiday viisa kasutada, sind lisatakse loosirattasse ja siis sa pead terve aasta ootama, kas su nimi tõmmatakse sealt välja või mitte. Kui nimi tõmmatakse välja, siis see tähendab seda, et sul on võimalus jälle teha järgmine samm ja reaalselt see taotlus ka esitada. Kui su nime ei tõmmata välja, siis sa saad aasta pärast uuesti ennast loosirattasse panna. Ja tõesti nende karistusregistri tõenditega tuleb arvestada ka sellega, et kui sa oled elanud välismaal, sul on vaja tõenäoliselt ka välisriikidelt need kätte saada. See võib olla, seal on olenev piir, et ma tean, et mul USA rohelise kaardi jaoks on see piir 6 kuud, kui ma olen elanud, et siis on vaja sealt riigist saada tõend. Ja see ei ole nii lihtne nagu Eestist, et teed paar klikki ja saad kätte. Et näiteks Saksamaalt karistusregistri tõendi saamiseks on vaja broneerida saatkonda aeg, seejärel sa oled Tallinnas, sa lähed saatkonda kohale, sa kirjutad oma allkirja paberile, inimene seal kinnitab, et jah, on sinu allkiri, saad mingise järjekordse paberi, saadad selle tavalise postiga Saksamaale ja jääd ootama, et nemad saadaksid sulle tagasi tõendi. Et samamoodi, kuna Kanadas on see ajaline piir niivõrd lühike, siis tuleb mõelda hoolega, et millal kõik need vajalikud paberi asjad ära teha. Kas siis, kui sa avaldus sisse paned, siis selleks, et sa pead juba ikkagi olema ära makstud kõik need fiid, hoolimata sellest, kas sa saad loosiratas selle õnneliku väljavõttu või sa? Seda ma 100% hetkel ei oska öelda, aga see on jällegi midagi, mida tasub uurida. Ei ole, seda ma just hommiku vaatasin üle, et ei, see on nagu nii-öelda konto loomine, et sa teed oma andmed paned sisse ja siis, kui sa hakkad nagu neid vastad ära, et sa jah, ma soovin, siis sa maksad selle, et ennem sa ei maksa. Vähemalt niimoodi ma hommikul lugesin sealt küll välja. Jah, ma soovin, aga ma ei saa seda. Et ei pruugi saada. Ei, jah, kui siin nii-öelda loosiratast välja ei tõmmata, siis ei saa ja siis aasta pärast pead uuesti registreerima. Aga siis raha läheb nagu... Ei, sa maksad siis, kui sul on juba kindel, et sind on loosiratast välja tõmmatud ja sa oled vastanud, et jah, ma soovin ja siis maksad. Kas Kaida, sul on midagi lisada, sest tegeled viisadega kogu aeg? Kanada puhul jah, nii põhimõtteliselt on, et... Airi jookseb mikrofoniga. Ma jooksen mikrofoniga, sest muidu ei ole hästi kuulda. Ma loodan, et teid ikka on siia taha. Jaa, võib proovida. Et Kanadaga on jah, et võib-olla see sõna viisa nagu ei ole kõige korreksem Kanada puhul kasutada, sest et tegelikult meil on Kanadaga meil viisavabadused, ehk siis, et Kanadasse sisenemiseks viisat ei ole vaja, küll mida on vaja siis seda tööluba selleks, et Kanadas sees oleks võimalik tööd teha. Ehk kui keegi tahab lihtsalt Kanadasse reisida, siis selle jaoks keegi ei pea viisat tegema, ta võib lihtsalt minna turistina Kanadasse lihtsalt sama oma passiga ja kõik korras. Et see ETA nagu või see USA mõistes nagu see ESTA ja nüüd on Kanadas on ETA, mõtlesin, et on originaalsed,
et teevad teistmoodi natuke. aga et need tööload, see working holiday ja young professional, need mõlemad käivad praegu loosi meetodil. Et nad käivadki niimoodi, et sa paned ennast sellesse loosirattasse, kui sind valitakse välja, siis antakse sulle võimalus apply da ja selle ikka, kui sul on kõik paberid koos ja karistusregistrid koos, alles siis sa tegelikult maksad raha. Ehk siis, et raha ennem tegelikult ei maksa, enne kui sul on see. Ja tegelikult nende tähtajadega ta ei ole tegelikult asi nii hull, sellepärast et seal alati näiteks karistusregistri puhul meil on USA-ga nagu on teema, et USA FBI-s selle background checki saamine võtab mingi kuni 4 kuud aega põhimõtteliselt, ja tavaliselt see Kanada ajad on kõik selle peale üle, et Kanadaga on võimalik alati pikendust taotleda, et on alati võimalik neile, et ongi, et sa upload'id asjad ära, ütled, et mul on taotlus selleks karistusregistri jaoks USA-sse mul sisse saadetud, näete, siin on tõend selle kohta, et ma olen selle sisse saatnud, et palun andke mulle pikendust, et ma saaksin nagu asju hiljem sisse esitada. Et nad alati annavad selle, tavaliselt annavad kas siis 1 või 2 korraga annavad edasi pikendust, et lubavad sul kauem nagu neid asju teha. Et tegelikult nagu seal, tegelikult nende tähtajadega, kui sa ise nagu oled aktiivne, siis tegelikult nende tähtajadega saab hakkama, et seal ei ole tegelikult asi nii traagiline. Aga et neid tähtaegu ja siiski on ka see, et junk box'i lähevad tihtipeale just need immigratsioonikirjad. Et seda on nagu ka on minu poole mitu korda pöördutud, et avastasime, et alles nüüd, et muidu kontrollisime, vaatasime kogu aeg, aga et nüüd nägime, et sinna rämps postkasti nagu oli läinud see email. Aga et turistina siis Kanadat, Ameerikat, Austraaliat, Uus-Meremaad külastades, nad on küll viisavabad, aga siiski on vaja elektrooniliselt registreerida ja see on vaja ka enne reisi ära teha ja et Uus-Meremaal on piiri peal, aga et Austraalia puhul on ka kindlasti, et selle võib juba varakult ette ära teha, kui on juba piletid on ostetud, et see ei jääks nagu viimase minuti peale, sest ka seal võib tekkida, et tehakse pistelist kontrolli ja siis, kui muidu tuleb sul automaatselt teavitus et jah, et olete registreeritud, võite tulla, siis mõnedel juhtudel küsitakse lisaküsimusi. No isegi on olnud niimoodi, et kui sa ei tee ära seda e-viisat, siis näiteks Austraalias sa ei saa piletid üldse välja printida. Et ühesõnaga sa lähed lennujaama ja mul endal reaalselt oli juhtum, kus sündis Austraalia Eesti beebi, aga tal oli Eesti pass ja siis me lennujaamas selgus, et beebi ei saa Austraalia piletit, kõigi see oli ära ostetud. Ta lennu peale ei saa? Ta ei saa lennu peale, see süsteem pilet ei saa, aga lennuki peale pardakaarti ei saa. Lennujaama süsteem ei prindi piletit välja ilma viisata. Ma saan siia lihtsalt lisada veel ka loo ühes sõbrannas, kes siis Uus-Meremaal reisimas käis, et plaan oli lennata Jaapanist Uus-Meremaale ja seejärel Uus-Meremaalt Austraaliasse. Aga kuna tal ei olnud, ta oli Jaapanis veel, tahtis oma lennule minna ja tal ei olnud tehtud Austraaliasse sisenemises vajalikku seda elektroonilist reisiluba ja teda ei lastud isegi Uus-Meremaa lennule, sellepärast et seal oli oht, et ta saab Uus-Meremaale sisse, aga äkki Austraalia ütleb, et sorry, me ei luba sind edasi ja siis tehakse Uus-Meremaale nii-öelda kinni. Et kõik need reisiload, need on vaja ära teha siiski tõesti enne, et kui sa just ei taha hakata seal lennujaamas tegema, et on võimalus, et sa saad selle kätte paari minutiga, aga on ka võimalus, et sa hulgast rahast ilma ja pead lihtsalt uued lennupiletid ostma. See Kanada ETA maksab $7 ja see kehtib 5 aastat, et selles suhtes, et või kuni su pass kehtib, et võiks olemas olla. Ameerika kohta lihtsalt veel korraks noorte tööviisa osas, lihtsalt selgus huvitusel, kus seal ei ole noorte tööviisat, eks ole? Minu teada praegu enam ei ole sellisel kujul, nagu mina teda kasutasin toona, aga kuna sellest on nüüd 12 aastat möödas, äkki küsis kellegi käest, kes on seal nagu nüüd käinud? Mina olen käinud J1 viisaga, et J1 viisa peabki... Mida see kujutab endast J1 viisa? Et pead olema üliõpilane selleks ja täiskoormusega, et saada seda ja sul on võimalus siis 3 kuud koha peal siis töötada ja siis 6 aega reisida. Aga selleks kohalikku ülikooli sa ei pea üle minema, et piisab sellest, kui sa oled Tartu Ülikooli üliõpilane ja soovid natukene akadeemilisel ajal maha võtta ja minna 3 kuuks Ameerikasse. Sa ei pea otsima Ameerikas kooli, kes sind vastu võtab? Ei, võib-olla Eesti juba. Okei, ja J1 viisat on üsna lihtne taotleda siis või kuidas sellega? J1 viisa ekspert kui nii. Äkki too
tooks ühe tooli lisaks ja paneks siia. ei ole vaja, sest see J1 on jah suht lihtne, et selles mõttes, et ainuke põhimõtteline nõue ongi see, et peab olema ehk siis inglise keeles full-time student ehk siis täiskoormusega üliõpilane. Ja kui see tõend on olemas ja on olemas USA-poolne sponsor, kes nii-öelda hoolitseb sinu eest, siis ei ole seda raske saada. Et USA saatkond väga toetab seda work and travel programmi jätkuvalt, et nende jaoks on neile meeldib see 3 kuune, et ongi 3 kuud ja sa oled seal ja nii-öelda saad Ameerikas sellise hea positiivse kogemuse ja siis tuled koju tagasi ja lähed edasi kooli. Neile väga meeldib see programm jätkuvalt. Kuidas seda sponsorit leida? Kas sellega viisaga saab ikkagi töötada siis 3 kuud? Sellega saab tööd teha, et seal on mingi nimekiri mingisuguseid töökohti, mida ei või selle viisaga teha. Põhimõtteliselt seal on see, et sa ei või teha inimestega seotud tööd a la lapsehoidja, see ei või olla, et nagu see au pair'i jaoks on sul eraldi viisa. Mida on ka võimalik taotleda, aga et ühesõnaga, et see work and travel'i J1 on sellised, tavaliselt on sellised hotellid, restoranid, mingisugused lõbustuspargid, mingid sellised tavalised tööd, need on kõige tavalisemad. Et jah, sponsorid on kõik USA-s olemas, et neid saab otsida, et neid ei ole keeruline tegelikult leida, kui on tahet. Ja alati võib tulla raamatuid müüma. Vanusepiiri ametlikult reeglites ei ole, aga küll peab olema see, et peab olema nii-öelda arusaadavalt ikkagi tudeng. Et ehk siis ta võib olla ka 50-ndal, aga ta peab olema nagu selles mõttes, nagu siis ta peab põhjendama selle ära, et miks ta ikkagi tudeng on jätkuvalt. Et kui ta on nagu, tal peab olema, kui see on olemas, et kui tal ongi nagu, ma ei tea, nagu ma ootasin siin 20 aastat, mõtlesin, eks lähen ülikooli ja siis läksin ja näed, praegu ma olen nüüd 3 aastat ülikoolis näiteks käinud, mul on hinnete leht ilusti näidata, et ma olen nagu käinud, mul on head hinded ja nii edasi. Ja nüüd ma tahan minna sellega seoses Ameerikasse, siis põhimõtteliselt saatkond võib sellele nõustuda, sest et reeglites ei ole otseselt vanusepiirangut pandud. Küll seal võib olla see, et kui sa just oled, ma ei tea, astud just talvel kooli, mõtled, et nii, et nüüd ja siis 6 aega hiljem läheb viisa intervjuule, et ma olen siin full-time student, et siis ma kahtlustan, et nad ei anna sulle. Mul oli Alaskal üks tore lugu sellega, ma läksin teisel Alaska suvel läksin liustikule ja see on see, kus me olime liustiku peal niimoodi, et kohale saab helikopteriga, alla saab helikopteriga ja osa töölepingust on see, kus sa pead panma allkirja, mis ütleb, et sisuliselt, kui ma nagu saan viga või midagi juhtub, et kui ilm on pilves ja helikopter ei saa tulla, siis ma istun liustiku senikaua, kuni ilm on selge ja keegi saab mind haiglasse viia, ehk et kui mingit nagu, et ma mitte mingil juhul ei küsi raha pärast sellelt firmalt nagu mingite vigade eest või midagi. Ja siis tuli välja, et olin siis oma selle viisaprotsessiga üsna nagu kaugel, kuni siis keegi ütles, et ta tegelikult, et Kaido ütles, et suurem osa töödest on mingid hotellid ja siuksed nagu suveasjad. Ja sa ütlesid mulle, et tegelikult siuke nagu liustiku asi on nagu liiga ekstreemne, et see nagu, et selle alt me sinna ei luba sinna. Ja siis mul oli umbes see, et mis mõttes, et mul ei ole nagu enam, esiteks ma ei taha minna mingit hotellitööd tegema, sest et mul oli see liustik, kes ütles, et nemad võtavad mind tööle, mul oli see, et ma tahan liustikule minna. Ja siis me leidsime siukse asja, et samal liustikul olid fotograafid, kes tegid fotosid nendest kelgukoertest. Ja siis ma ütlesin firmale, kuulge, et siuke situatsioon oli firma oli siis okei, et aga teeme nii, et me paneme siit 1 päev nädalas, paneme fotograafina kirja. Et siis me võime sinu sellele töölepingule ka panna kirjaks mitte nagu kelgukoerte talitaja, aga fotograaf. Ja siis kuna selle töölepingu pealt ma enam nii ekstreemsena mind ei näinud, kuigi ma olin samal liustiku peal edasi, siis nad ütlesid okei, et siis me nagu selle alt anname sulle viisa. Kuigi tegelikult ma nagu 5 päeva nädalas olin sellegi poolest kelgukoert talitaja. Kui see elu lihtsamaks teeb, siis miks ka mitte? Okei, kas vahepeal publikul on küsimusi viisa ettevalmistuse osas? Võib-olla läheksime siit edasi nagu siis juba kohapealse osa juurde. Aga kas ettevalmistuse osas on veel mingeid küsimusi? Või mõtteid või kommentaare? No, aga siis äkki siis sujume sellesse hetke, kui me juba oleme seal piiri peal ja õnnelikult üle piiri saanud ja meid on kontrollitud ja loodavasti vähe kontrollitud ja vähe küsimusi küsitud, nii et samad ei ole pikad olnud. Kõigepealt siiski jõuame piiri peale. Et teine märkus on see, et selle passiga, millega sa viisa tellid, sellega pead sa ka reisile minema. Et sa vahepeal ei mõtle, et mul on näed ainult 1 aasta jäänud passi järgi, sest viisat saad sa tellida, miinimum peab pass kehtima 6 kuud.
aga et säästa nagu seda vaeva, kuidas seal Austraalias uut passi tellida, onju, et ma tellin siin Eestis ennem uue passi ära, onju. Teoreetiliselt ja praktiliselt on ka võimalik see, aga siis sul peab olema vähemalt su vana pass sinuga kaasas. Sest kui check-in'i tehakse, siis on taustal süsteem, kuhu lüüakse passinumber sisse ja kui see passinumber ei ütle, et sul on viisa olemas, siis sind lennukisse ei lasta. Nii nagu kui sa ei ole seda elektrooniliselt registreerinud, kui sa turistina lähed. Ja see on nagu üks asi, sest siis kui mina esimest korda läksin, siis just juhtus nii, et mu sõbranna olime Londonis, me läksime Londoni kaudu ja temal siis oli, et ta otsustas viimasel hetkel uue passi tellida, siis ta vaatas, et aasta aega kehtib on ju ainult, et igaks juhuks. Aga imekombel tal oli vana passinumber peas ja siis selle järgi mõtlesin, et kes see õpib passinumbrit ja siis igastahes selle järgi nad, jah, on viisa on olemas ja siis mina pidin tegema nagu veenmistööd, et küll me seal Sydney piiri peal saame nagu ära räägitud, et nad siis registreeriks koha peal uue passi nagu. Ja natukene läks aega, aga me isegi saime selle tehtud seal koha peal. Aga terve tee siis Austraalias siis oli küll nagu see, et kas nüüd on see, et kas sõbranna saab läbi või ei saa. Ja teine asi saabudes on kindlasti see, et mida võib siis kaasa võtta, et toiduaineid ja et nende puuvilju, värskeid asju, mitte midagi siis üle piiri viia ei tohi, et koha peal on sul suured sildid, prügikastid, kõik on olemas ja kui sul ikka on see üks õnnetu õun kuskile kotti jäänud, siis sa üks $300 selle eest trahvi ikka saad, sest et sind on nii palju hoiatatud, et selles osas nad on väga sellised karmid, aga teiselt poolt nende leiba, šokolaadi võib kaasa võtta. Sellega ongi lihtsalt see puuviljade poolt mul endal see lugu rääkida, et kui ma Uus-Meremaale jõudsin, et ma teadsin, et ei tohi võtta ja mul ei olnud midagi. Aga sellest hoolimata ilus, armas, musta värvi, tollikoer tuleb, istub minu kõrvale maha. Ja piiritöötaja küsis, et kas mul on midagi kotis, ma ütlesin, et ei ole. No siis ta üritas koera ära tõmmata, koer ikka tuleb, istub minu juurde maha. Ja just see käsipagas oli ja pakkisin selle lahti, et ma teadsin 100%, et mul ei ole seal midagi. Ja võisin rahulik olla ja rääkisime siis tollitöötajaga läbi, et mida see koer võis seal tunda. Ja ma ütlesin talle, et kui ma olin veel Helsingi lennujaamas olnud, olid mul mandariinid kotis. Need ma sõin ära, viskasin koored minema, kõik korras. Aga et see lõhn oli endiselt sinna alles jäänud ja tõenäoliselt selle siis ka koer üles korjas. Et mõelda, et ei leita üles, et ma panen sinna kuskile sügavale riiete vahele, et sellega ei ole mõtet riskida. Ma tean ühte turisti, kes sai võileiva pärast $400 trahvi. Lugeda läbi, mis on need reeglid ja mõelda ka natukene, sest eriti Uus-Meremaa puhul ta on ülejäänud maailmast niivõrd eraldatud, et sa võid pahaaimamatult tuua sisse erinevaid haiguseid ja hävitada sellega korraliku sektori Uus-Meremaa põllumajandusest ja mitte keegi ei ole sulle selle eest tänulik. Mina tean ka samamoodi ühte turisti, kes sai Aasiast ühe ilusa kuivatatud puu mingisuguse ilustuse sissetoomisest ka mingisuguse kopsaka trahvi võis ka olla $400 või $500. Et selles mõttes ka Aasiast asjade ostmine kaasa alati ei pruugigi olla väga hea mõte. Mulle meeldis, kuidas mind iga kord, kui ma kuhugi lähen lennukiga pikale lennule, kuidas mind alati võetakse eraturvakontrolli. Et Alaskale minnes oli see, et just ikka suvel meist läksime, kas oli vist 5 lennukit niimoodi ühendasime. Ja kas 5 oli, kas 4 oli see, kus mind võeti niimoodi, et tulge siia erakontrolli. Tagasi sõites samamoodi iga kord, kui ma olin lennujaamas, Las Vegases oli see, et see oli juba pärast suve, jälle mind võeti eraldi, kus mind saadeti eraldi ruumi. Keegi pakkis mu kotti lahti, siis võeti mingi vatitupsuga kotti ümbert on ja minu pealt igalt poolt. Ja siis mina sisen seal ja küsin selle naise käest, et kuule, et milles asi on, et miks, et nad küsivad mind turvakontrolli isegi enne, kui mu pass on kuskile pandud. Et Uus-Meremaa näiteks ma saabusin Queenstowni, tulime lennuki pealt maha ja mööda seda koridori, terve hunnik inimesi kõik korraga liigume. Ja siis on mingi turvamees siin külje peal seisab, mis teeb mulle niimoodi.
ja mul umbes see, et mul ei ole isegi ühtegi dokumenti, mis nagu ütleks, et noh, tõmbas inimene kõrvale, et siis tema oli ka see, et tule nagu ära kontrolli. Ja siis Las Vegases ma küsisin selle naise käest, et aga miks te mind pidevalt nagu kontrollite, kas on nagu, kas ma näen välja, et nagu mingi probleem on või? Ja siis tema ütles, et ära nagu muretse, et dokumentide suhtes sul on siuke nagu Maria Kopinska, et siuke kõlab siuke nagu imelik nimi, et ju siis seetõttu, et siis ta ütles, et noh, et tema on lennujaama turvakontroll, aga et teda võetakse ka, et kuna temal on mingisugune idamaade nagu perekonnanimi. Aga nüüd, kui ma tulin 2 nädalat tagasi läbi Londoni Eestisse, Londonis jälle tuleme, minu abikaasa läheb läbi, lapsed lähevad läbi, minu kott võetakse kõrvale ja siis me jälle seisame seal ja siis nad panevad mingi masinaga kotist üle, masin hakkab piiksuma. Ja siis on see, et wait here, et toome mingi manager'i. Ja siis me ootame manager'i, siis ma küsin selle mehe käest, et noh, et mis nüüd on. Ja mina juba nagu naeran selle peale, et noh, et 8 aastat pole reisinud ja nüüd hakkan reisima, on täpselt sama teema jälle. Ja siis ta ütleb, et noh, et lõhkeainete jäägid. Mille peale minu oli umbes see, et okei. Ja siis Martin, mu abikaasa on lastega nagu ootab seal ja siis Martin nagu noh, niimoodi hüüab kuidagi üle selle terminali, et noh, et mis nüüd on. Ja siis mina hüüan talle vastu, et traces of explosives, et lõhkeainete jäägides kogu see terminali nagu inimesed niimoodi vaatab minu suunas ja mõtles, et don't know. Ja siis lõpuks nad ütlesid, et ma kasutan oma seda seljakotti igal pool, et mitte lihtsalt reisimiseks, aga ma lähen umbes poodi, ma ei tea, taimedele väetist ostma või midagi, et siis alati on seesama. Ja siis nad ütlesid, et ju siis on mingisugused ained, mis on kuskilt külje jäänud, siis ma pidin nagu tükk aega oli jälle mingi see, et noh, miks sa lähed ja kes sinuga kaasas on, ega siis pakkisid kotti ja lõpuks lasti mindagi, et kui me nüüd tagasi hakkame sõitma, siis me vaatame, kas võetakse jälle kuskilt niimoodi. Tuleb kott vahepeal ära pesta, seal ei ootada. Kui mulle, enne kui ma siia tulin, mul ema ütles, et kuule, too mulle Uus-Meremaalt, seal on siuksed vinged nagu männi moodi puud, too mulle 2 käbi. Ma mõtlesin, et tahaks neid käbiseemneid, siis ma saaks endale ka siukse puu siia panna kasvama. See on see, et me nagu ei tohi tegelikult nagu käbisid tuua, ema oli see, et pole viga, et pane nagu keera alukate sisse, et too ikkagi. Siis ma ütlesin, et aga kui ma vahele jään, et mis nagu siis juhtub ja ma ütlesin, et ei jää vahele, et mina panin nagu alukate. Tuleb väga seikluslikas ema. Siis ma nagu tagantjärele on hea meel, et ei pannud midagi siukest, sest et arvestades, kui tihti mind niimoodi läbi kontrollitakse, ma ei raatsi mitte midagi lisaks nagu kotti panna. Iseenesest tegelikult saab, Euroopa Liit ei ole nii range. Euroopa Liit täitsa lubab sisse tuua taimi ja lillesibulaid ja asju. Et see sinna viimisega on see probleem, et siia toomisega, sest ma tõin isegi koera tõin Austraaliast kaasa. Täitsa, aga et lihtsalt ma kiirelt kommentaariks, et 2 aastat tagasi, kui ma läksin Austraaliasse, siis ma ostsin Tartust need kuumaalused, millel on puukoor ümber, need kettakesed liimitud ilusti peale. Ja siis, et noh, nii ilusad ja ostsin kõik komplekti tassialuseid kõrvale ja ise hirmus uhke, et nüüd ma olen nii tubli ja siis võeti kõrvale ja siis võeti nad mul kõik ära, sest et see puukoor oli töötlemata puit ja sellega võib tuua siis neid mikroelukaid, nii et kogu võeti ära, silma all tehti täiesti tükkideks. Et mis Mann mainis siin selle kohta või noh, et kotile jäid need jäljed külge kuskilt. Et üks asi, millele hästi tihti ei mõelda, aga mida tasub pisut üle mõelda, on see, et kui sa lähed näiteks Uus-Meremaale matkama, et see on väga populaarne matkasihtpunkt, siis kõik matkavarustus, mis sul kaasas on, pese enne läbi see. Põhjalikult pesed, mitte midagi ei ole enam küljes, mitte mingit tolmu ega pori. Jah, et kuna just mulda ei tohi viia ja kõiki selliseid asju, et piiri pealt nad minult näiteks küsisid ka kohe, et kas mul on matkasaapad. Ma ütlesin, et jah, need, mis mul jalas on, aga et ma pesin nad enne puhtaks ja oli korras. Ja mis võib juhtuda on see, et nad ütlevadki lihtsalt, et aga palun paki asjad lahti ja nad desinfitseerivad sul ise ära kõik matkaasjad, jalanõud, magamiskotid, telgid, kõik selline varustus. Mul tehti seda. Ma nagu enda arvates olin piisavalt hästi olin nagu puhtaks teinud, aga ei võeti nagu kõrvale mingi spetsiaalse surve mingite puhuritega. Meil oli ka Austraalias minnes Aasiast, tulime Taimaalt ja siis abikaasa ostis kalaõnged ja siis võtsime need kokkupandavad õnged nagu kaasa ja siis oli kohe, nii, kus te täpselt Tais käisite? Et siis, et kuna me olime saartel ja siis kala püüdsime
siis ookeanivest, soolasest vest, et siis see oli nagu okei. Et kui me oleks nagu neid õngesi kasutanud sisemaal mageveekogudes, siis neid õngesi üle ei oleks lubatud tuua. Enne kui ma tahaksin välja jõuda sinna päris sinna kohale, nagu riikidesse kohale, enne kohale jõudmisel siis kaks lühikest küsimust. Siis ongi. Ja kaks lühikest küsimust siiski, et üks küsimus see, et mis hooajal mingisse riiki minna, et kas on nagu mingeid eelistusi, et noh, ma tegelikult ju teame ise, et Austraalias on kuklapoorger on aastaajad vastupidi, aga et siiski, et kas on nagu mingid soovitatavaid hooaegasid ja teiseks, kui palju maksab keskmiselt pilet sinna riiki ja kolmandaks, kas on ka kindlustust vaja? Ma räägiksin kiirelt Kanada piiri ületusest, sest et mulle mainiti seda, et sa pead väga korralikult ikkagi riides olema, et nad ei mõista väga nalja, et kui küsitakse USA-s, et noh, kuhu sa lähed ja mis sa reisid, ma lähen sinna, siis neile väga see jutt ei meeldi, et nemad tahavad konkreetselt, kuhu sa täpsemalt lähed, millises hotellis sööbid ja näita mulle seda, et sa oled juba ära reserveerinud selle hotelli. Et seal sul peab olema ka välja prinditud, et sul on raha 2500 eurot, et sul on tervisekindlustus selleks perioodiks ja sul on kindlalt teada, kuhu sa nüüd edasi lähed. Ja mina sain viisa seal koha peal. Mul oli paberid nagu olemas täidetud, et approved, kõik on korras, aga alles passi pandi seal. Aga kui pikaks sul need tööpäevad pidid olema, kas ainult esimesed tööd või pikemaks ajaks sa ette pidid näitama? Mul oli 9 ööks, vähemalt seda, et ma teaksin vähemalt hotelli. Ei tea, miks see nende jaoks oluline oli. Aga seda reaalselt küsiti piiri peal? Jah, seda küsiti minu käest. Aga nüüd jätkates, et mis hooajal võiks minna? Kas on mingid vahed? Kanada on nagu Eesti suvi. Väga sarnane. Et ma ei... See sõltub, kui kauaks sa lähed ja mis tööd sa nagu ise soovid teha ja ennekõike nagu sõltub sellest. Jah, mina töötasin Ontarios, Manitobas ja Albertas, et provints on ikka suur ja vahemad on väga kauged, aga kliima on täpselt seesama. Talved on seal raskemad vist isegi kui Eestis. Ma ütleks, et oleneb sellest, mis su prioriteedid on. Et mina läksin märtsikuus, sest et märtsikuus ilm hakkab halvaks minema ja lennupiletid lähevad odavamaks. See küll tähendas ka seda, et kui ma sinna kord maandusin, see oli raske tööd leida, sellepärast et ilm läheb halvemaks ja farmides on kõik nagu tööd otsa lõppenud, aga kuna tol hetkel oli vaja lihtsalt sinna kohale jõuda ja minu plaan oli see, et kui ma kohal olen, siis ma oma hea mõtlemisega mõtlen oma elu nagu seal ilusaks ja kõik läheb hästi, siis mina olin veendunud, et koha peal tööd on ja saab kõik lehtud, ehk et mina läksin lihtsalt selle järgi, et vaatasin, millal lennupiletid kõik odavad on, ostsin pileti ära ja siis läksin ja siis mõtlesin, mis edasi saab. Jah, et ma nõustun siin Manniga, et mis sa teha tahad ja mis on oluline. Ma ise läksin Uus-Meremaale esimene kord jaanuaris, aga seal oli põhjus lihtsalt see, et ma tegin samamoodi ühe semestri magistriõppes, mõtlesin, ma lähen korras Uus-Meremaale, aga samas järgmine kord, kui ma läksin, siis ma lendasin juunis, mis on seal juba selline mõnus talv, aga kuna minu plaan oligi minna sinna talveks tööle, siis mul ei ole mõtet sinna jaanuaris kohale lennata, vaid lähen siis, kui reaalselt töö on ja töö pihta hakkab. Mida võiks tervisekindlustuse kohta öelda, kas see peab olema või äkki pääseb niisama? Ilma tervisekindlustuseta isegi niisama turistina reisima minna, ei ole mõtet riskida, ja siis ennekõike nagu ongi, et kui sa lähed, plaanid ka töötada, et siis selle kindlustuse sees kindlasti on ka siis see füüsiline töö ära märgitud, sest seda hiljem juurde lisada ei saa. Te ütlete, ei ole mõtet, aga kas nad kontrollivad seda? Jah, piiri peal nüüd tegelikult viisad ka kontrollitakse, aga tervisekindlustust, kui sa lähed selle working holiday viisaga, siis kontrollitakse küll, jah. Sest arstiabi on nii kallis, et kui sinuga juhtub nagu õnnetus, et sa oled mingi kuu-2 pead näiteks olema haiglas, siis arved lähevad sadadesse, tuhandetesse eurodesse.
kui palju siis maksab siis see aastane tervisekindlustus, sest tegelikult on ju olemas ka soodsamad tervisekindlustused, et teed terve aasta peale, saad üle maailma reisida, isegi olen ostnud sellist ka alles hiljuti, see on muide väga hea, kui kampaaniad on, et soovitan ka meie müüme sellist 90 kuni 100 eurost, et üle maailma saad reisida, aga see vist ei sobi sinna. See kehtib ainult nii-öelda aasta jooksul 3 kuud, aga keskeltläbi jääb ta sedasi 700-800 euro peale nagu aasta, et siis seal on see töö, füüsiline töö on nagu sees, aga see hind sõltub ka sellest, et kas sa tahad reisitõrkekindlustust, et kui see kehtib ka siis, kui sa oled Austraalias näiteks juba kohal ja siis sa oled näiteks ülevalpool Queenslandis on suured vihmad ja tekivad üleujutused ja siis sa oled küll ostnud omal mingid bussipiletid, aga sa jääd Airlie Beachile näiteks jääd lõksu kinni, sest et teed on üleujutatud, siis sa saad, kui sul on see reisitõrkekindlustus ka olemas, siis sa tegelikult saad raha nagu sedapidi ju tagasi küsida. Aga nende tervisekindlustus, kui sul on vaja arsti juurde minna, siis kindlustuse poolt on antud nagu reeglid, et kas sa nagu mõnel kindlustusel sa pead ette helistama, et ma nüüd olen haige, ma pean arsti juurde minema. Ja alati on see, et kindlustused tahavad, et sa lähed siis avalikku tervishoiu asutusse, et mitte erakliinikusse kuskile. Aga et see summa on seda siis sõltub pakkujast ja mis ekstra lisa siis on nagu võtad, aga et eks ta on seda siis 700-800 euro kanti aasta. Mul on hambaraviga hea lugu, olin USA-s, reisikindlustus oli ja tohutult hakkas hammas valutama, külmatundlik ja ma olin seal talvel, kus on -20 kraadi, eesmärk oli käia suusatamas, aga olukord oli täiesti selline, et ma teen suu lahti õues ja siis on juba valus pisarad silmas. Minu kindlustus siis ta ei katnud mul terve hambaravikulusid, aga ta kattis selle maksimumi, mis oli kokku lepitud. Ehk siis 200 eurot, aga minu hambaravi, mul oli vaja teha juureravi ja see läks üle 1000 euro. Et selles osas oli tore, et see 200 eurot makstud sai, aga jah, arstiarved on küllaltki karmid ja absoluutselt ei soovita reisida ilma reisikindlustuseta. Et võib küll mõelda, et mis seal ikka juhtub, aga kui juhtub, siis sa maksad neid arveid veel päris pikalt. Uus-Meremaal on muidugi oma süsteem ACC-ga, aga Mare Mann vist oskab sellest natuke täpsemalt rääkida. Kui ma Uus-Meremaale esiteks läksin, siis mina tegin omale kindlustuse nimega World Nomads, mis on siis, ta katab siuksed ekstreemsemad asjad ära, ehk et ta maksis üsna palju, ma nüüd ei tea, palju ta nüüd maksab, ma tean, et ta siiamaani inimesed kasutavad seda. Aga mul oli see, et kui ma läksin, siis ma teadsin, et ma tahan teha siukseid asju, mille peale osad reisikindlustused võib-olla ütlevad, et me nagu väga ei taha seda nagu katta. Et kui mul näiteks firma pakkus minna kanjonitesse ronima, siis mina sain sellele kohe nagu öelda, et jah, okei, või nagu Benji platvormilt alla tulla. Siis ma teadsin, et mul on kindlustus, millel on hästi laiad siuksed tingimused, mis kattavad, et isegi juhul ma emale ütlesin, et okei, et kui nagu midagi juhtub, et on vaja nagu keha nagu Uus-Meremaalt tagasi Euroopasse tuua, mis on nagu väga pikk tee, et siis nad kattavad siuksed asjad ära. Aga Uus-Meremaa on selles mõttes erinev, et tal on avalik, ma ei tea neid eesti keeles sõnu, kuidas seda nagu eesti keeles kirjeldada, et ta on nagu avalik tervishoid, millel on ligipääs ainult siis nagu riigi elanikel ehk et kodanikel ja siis alalise elamisloaga inimestel. Aga esmaabi on kaetud kõigile, et Uus-Meremaal on see, et iga kord, kui keegi mulle palka maksab, mina maksan siukse nagu riski- ja päästetööde ja esmaabi maksu iga nagu palgatšeki pealt, isegi juhul, kui ma lähen sinna lihtsalt siukse nagu seljakotirändurina ja arbuusifarmis istutan arbuuse, isegi siis minu igalt palgatšekilt läheb sellesse ühisesse süsteemi, mis tähendab seda, et juhul, kui ma olen seal reisin, kui mul näiteks, ma ei tea, tuleb mingi munasarjapõletik või mingi kopsupõletik, mis on siuke nagu haigus, ma pean minema oma tervisekindlustuse juurde. Aga kui ma olen matkarajal ja ma kukun ümber ja murran oma käeluu, siis see läheb sellesse nagu esmaabisüsteemi, mis on nagu kaetud kõigile. Et mul on isegi üks sõber, kes toodi mulle helikopteriga mägedest välja, kes jäi matkarajal lõksu
keda siis läks nagu päästemeeskond läks sinna teda otsima ja mingi hetk oli isegi see, kus me teadsime, et ta on üle puru on juba saanud. Teine päästemeeskond läks mööda nagu orgu, tuli vastu ja nüüd ütles, et ta on üle puru saanud, jõest ta välja ei ole tulnud, et ainus koht, kus ta nüüd võib olla, on see kanjon seal vahepeal. Ja et juhul, kui ta seal kanjoni, siis et järgmiseks telefonikõneks, Main, vabandust, me sinuga enam rääkida ei saa, et järgmiseks telefonikõneks on vaja ema ja isa Eestist. Ja siis mul oli küll see, et ma panin telefonitoru ära ja mõtlesin, et ei olnud väga tore. Ja siis umbes 20 minuti pärast helistavad tagasi, et leidsime, et me ei saa teda veel kätte, et ta on teisel pool seda kanjonit, et ta on elus, et me ei tea veel, mis seisust on, aga me näeme, et ta on elus. Ja tema siis tõudis niimoodi välja, et helikopteriga tuli tross nagu alla. Päästjagi, kes siis nagu võttis ta selle trossi külge niimoodi, et nad lennutati niimoodi helikopteriga nagu trossi alt ühele aasale, kus siis helikopter sai maanduda, siis pandi kõik inimesed nagu helikopteri kabiini, toodi sealt välja. Ja kui selline asi oleks Ameerikas juhtunud, siis mul on niisugune tunne, et sealt oleks tulnud mingi väga muljetavaldav tasu selle eest. Aga Uus-Meremaal ei maksnud see mitte midagi. Ja praegu ma küll ei tea, kaua see süsteem pidama jääb, sest praegu Uus-Meremaa on hästi palju reklaamid seda, et tulge meie juurde, sest meil on nagu vägevad mäed, vägevad kanjonid, igast nagu asju saab teha. Aga et kuna inimesed tulevad keskkondades, kus nad ei ole harjunud sellega, et ilm nii kiiresti muutub, et sa võid nagu hätta jätta, siis on need tasud läinud üsna kõrgeks selle eest, et on vaja inimesi igast huvitavatest kohtadest nagu välja tuua, kus on mingi, näiteks on mingi vulkaanilisel alal, kui sa nagu võid minna kõndida niisugused nagu tulise vee, sul on niisugune nagu mingi matkarada, kus on mingi tuline vesi on kõrval, on ju. Ja igal pool on sildid, et ära nagu matkaraja pealt kõrvale astu, et vesi on kuum, ära vette roni. Ikka inimesed lähevad ja siis nagu tuleb tegeleda nende põletushaavadega, igast asjadega. Et hetkel Uus-Meremaa maksab kõikide nende asjade eest, aga nad praegu just arutavad seda, et mingil hetkel tuleb vist ära lõpetada võib-olla välismaalaste jaoks selline asja katmine, sest et kalliks on hakkab minema ja nad ei taha väga sellest enam maksta. Jah, ja ma siia lisakski juurde selle, et see Uus-Meremaa nii-öelda õnnetuskindlustus, et ma olen lugenud teistest inimestest, kes lähevad working holiday'ga ja kes langevadki sinna lõksu, et nad on kuulnud, et Uus-Meremaal on kindlustus kõigile ja ei ole vaja muretseda sellepärast, et sa ise endale võtad. Aga nagu Mann mainis, see kehtib ainult õnnetuse korral. Kui sa jääd haigeks, siis enam mitte keegi sul mitte midagi kinni ei maksa. Või kui sul on vaja eritransporti koju, siis jällegi maksa ise ja see, et seal mingi õnnetusjuhtumi kindlustus on, et see enam ei loe. Et eriti reisikindlustuse korral on ikkagi vaja läbi lugeda reeglid ja mis mida katab. Et samamoodi ei pruugi olla ka kõige odavam kindlustus alati see parim lahendus, sest oletame, et sul kindlustuse piirsumma on valitud 10 000 euro peale. Aga läänemaailmas, Uus-Meremaal, USA's, Austraalias, see ei ole mitte midagi. Et ma tean, et USA's 3 tundi EMO-s võib olla juba ainuüksi $3000. Et tehakse mingi väike protseduur ja su kindlustuse limiit, mis oli nii odav on ületatud ja hakkad ise maksma. Mul oli ka hamba probleem, et tarkushammas hakkas kasvama ja väga valus oli ja läks palavõkkuliseks täitsa, et põletikuline ja väljas on 40 kraadi kuuma, aga mul on nii külm, valisen ja üle kere. Ja siis ma lõpuks nagu peale nädalat ma otsustasin, et ei, ma ikkagi lähen. Ja ma läksin lihtsalt nagu sinna, arst vaatas mulle korraks nii, kirjutas välja antibiootikumid ja 80 eurot, 80 taale siis. Siis küsiti, kas te soovite hammast välja tõmmata? Praegu mitte. See on väga karm ja neid asju tuleb tõesti. Jah, need hambaarsti puhul kindlustus katab siis, kui ta on see ootamatu hambaarsti külastus. Et kui ta on sul, kui sul on lihtsalt auk ja sa lähed seda parandama, siis ta alati ei pruugi. Et see peab nagu arsti poolt olema ära nii-öelda välja toodud, et see oli nagu hädavajalik, ootamatu ja nii-öelda erinevad märksõnad peavad nagu selle tšeki peal nagu juures olema. Okei, et selline väga põhjalik, aga ma arvan, et see oli väga õigustatud. Nüüd me juba jõudsime piiri peale, dokumendid on meil korras, kindlustus on meil olemas, meil on näidata ette igas riigis siis
keskeltläbi 2500 kuni siis 5000 eurot, mida tegelikult reaalselt pisteliselt kontrollitakse. See võib sul olla ka krediitkaardina. Sularahaga on veel teine asi, et sa võid riiki sisse viia näiteks Austraaliasse kuni $10,000. Siis, et kui siis edasi pead sa juba hakkama nagu registreerima seda, et sa tood nii palju ja nii palju raha, tood riiki sisse. Välja viia ka kuni 10. Ja väljaviimine on täpselt samamoodi. Selle pangakonto pistelise kontrolli kohta, et samamoodi eestlaste uusmeremaalaste grupis Facebookis on soovitatud erinevaid viise, kuidas seda näidata, et näiteks võtad peinti lahti, joonistad endale ühe nulli juurde, aga tean olukorda, kus inimene oligi piiri peal, ta pidi panema pangakaardi automaati ja näitama ette, et tal on see summa seal reaalselt olemas, et ei ole lihtsalt paberile nulli juurde joonistatud. Muidugi kõikidel inimestel seda summat ei ole, kaasa arvatud minul, aga siin on selline tore asi, kus sul on sõbrad ja tuttavad, kes saavad sulle hiljenenud sünnipäeva kingis arvele raha kanda. Et reaalselt piiri peal seda kontrollitakse viimasel ajal aina rohkem. Ja siis, kui sa jõuad, saad piiri pealt saad läbi, puuviljad, asjad, võileivad, liha midagi riiki sisse ei vii, siis esimese asjana, mida nagu Austraalias soovitame alati teha, on ostad siis telefoni SIM-kaardi ja siis seal alati, et seda registreerida, siis sul jälle peab olema aadress. Ja siis esimene öö tavaliselt ikkagi tasub ette broneerida, et neid hosteleid on, mis on väga-väga soodsad, kus sul on siis vastavalt 4 või kuni 10 inimest nagu ühes toas, siis kui sa selle hosteli aadressi juba paned oma kontaktaadressiks, siis saad juba SIM-kaardi sealt tehtud. Ja siis teisena kindlasti võiks kohe siis internetis ära taodelda omale siis maksunumbri, ehk siis tax file number. Ja siis seal jälle... Kas see on Uus-Meremaal ka sama? Jah. Uus-Meremaal võib sattuda mõnes mõttes ainult sellisesse ringi, kus selleks, et saada pangakontot, peab sul olema olemas maksunumber, aga selleks, et saada maksunumbrit, peab sul olemas olema pangakonto. Mis seal on kõige lihtsam variant, on see, et esimesena avad pangakonto ja lähed kuskile kontorisse, mis on umbes äärelinnas ja kus eriti palju inimesi ei käi. Et kui sa proovid minna välismaalasena äsja riiki saabununa avama pangakontot Aucklandi peatänaval, kus neil on tööd kõriauguni, siis nad ütlevadki sulle kohe, et ei saa, mine minema. Et sealt tuleb natukene vaadata ja uurida ja mõnes mõttes lihtsalt mitte alla anda. Ma ütleks, et isikukood Eestis peaaegu. Eestis on isikukood ühel inimesel üks ja siis see käib igasse süsteemi on seesama isikukood. Uus-Meremaal mul on maksukood, siis mul on tervisehoiusüsteemi jaoks, mul on minu tervisenumber, mingi asjade jaoks on vaja mul nagu sotsiaalministeeriumi numbrit, ehk et neil seda, nad hetkel muideks räägivad sellest, et Eestil on nagu siuke nagu geniaalne süsteem, et on üks kood ja siis on, et paneme kõik asjad ühte kohta, et ei peaks igal ministeeriumil olema nagu oma siuke. Sest isegi praegu on see, et kellegi nagu politsei nagu peab uurima midagi, nad peavad kõik need koodid nagu kokku ühendama, sest Eestis on see, et sa võtad isikukoodi ja saad kohe kõik asjad nagu kätte. Seal on see, et siis sa pead ministeeriumilt tuba küsima, et kas ma ei pea su infot näha ja ta ütleb, et jah. Aga siin on nad räägivad sellest, aga Uus-Meremaal ütlevad, et vaata Eesti on siuke nagu Nõukogude nagu liidu riik oli kunagi, et kas nemad ikka ei karda seda, et on üks isikukood ja kuidas riigil on väga lihtne, siis kõik inimesi jälgida, siis on nagu huvitav on mul selle eestlasena seda diskussiooni jälgida ja vaadata, kuidas nemad arvavad, et see on nagu lihtsam ja turvalisem see, et igal nagu ministeeriumil on oma kood ja et inimesed nagu ei oleks lihtsasti leitavad. Kanadas oli väga raske tegelikult teha enda telefoninumbrit. Ma 2 tundi otsisin kedagi, kes sooviks üldse mind jutule võtta, sest et nad ütlesid, et sa oled välismaalane, tahad pikemaks ajaks, aga tead, välismaalased ei maksa oma neid arveid ära, et nagu ma ei usalda enam mitte ükski, ei Bell ega Virgin, kõik need, mis vähegi võimalikult tuntumad ei tahtnud teha. Ainult nad soovisid, et sul oleks seesama see social insurance number, SIN, mida mul selleks hetkeks ei olnud ja ma ei teadnud, kuidas seda isegi teha ja kuhu ma pean minema. Ma ei tea, mul oli see olemas tegelikult, aga ma ei tea, kus seda otsida. Ja lõpuks vaatasingi, et kõnekaardid on kõik odavamad selles mõttes, et kuumakse muidu, kui sul oleks,
siis oleks 30 eurot või 30 daala ja seal oli 90 daala on siis kõnekaardina. Et see on kõige parem variant. Ei, Austraalia puhul isegi ma lepingulist siis mobiilioperaatori lepingut ma nagu isegi ei soovitakski, et pigem nagu soovitangi ainult kõnekaarti, sest kõnekaardiga sa saad ka seda mobiilset internetti niivõrd palju rohkem kui tegelikult kui lepinguga. Ja lepingud ongi see, et sa oled nagu kinni 8 aastaks. Aga kui sa ainult võib-olla 1 aasta seal oled, et siis see lepingu lõpetamine on ka suurem peavalu, et kindlasti mina soovitaks siis kõnekaarti. Ja teine asi on see, et missugust operaatorit valida, et kuna vahemaad on niivõrd suured, siis Austraalias on ainult üks, on Telstra, kellel on siis 93% Austraaliast on neil siis nende leviala, et teistel kõikidel on ikkagi väga palju vähem neid mobiilimaste üleval ja ainult seal, kus on idarannikul ja lõunas ja siis natukene läänerannikul, et kui sa tahad nagu üles Darwinisse minna või Alice Springs, Uluru suure kivi juures käia, siis seal paar masti on üleval, aga kui sa nagu väljapoole kuskile lähed, siis ainult Telstra, sest Telstral on ka see satelliitside nagu olemas. Ja siis saime telefoninumbri, saime kätte, online'is tegime siis selle maksunumbri, tegime ära, maksunumbriga saab siis tööle minna, aga et maksunumbrit ei pea nagu seda paberkujul, ei pea nagu ootama jääma, et järgmisel päeval võib juba siis Maksuameti infoliinile helistada, ütled oma siis koodi, mis sulle nagu saadeti sellest taotlusest ja sa saad oma maksunumbri saad kohe kätte, et põhimõtteliselt teisest päevast sa tegelikult võid juba minna tööle, sest konto avamine reaalselt ei lähe ka kaua aega. Astud kontorisse sisse ja siis ongi see, et mis on, kui sul on sõber või tuttav keegi seal ees, siis tasub täiesti ja sa lähed sinna samma linna, kus see sõber tuttav on, siis tasub endale Eestist saata mingi kiri ette, sest pangakonto avamiseks nad tahavad, et sul on ette näidata, et sa oled sellelt aadressilt saanud kätte mingisuguse kirja. Et see on nagu selline, kuidas sa nagu lihtsustad enda nagu siis algust. Kõik vaikselt meelde. Jah, et kuidas sa lihtsustad enda elu algust, on see, et saadad omale kirja, tervituse, tere tulemast. Minu meelest mul ühel hetkel isegi nõuti, et siis ei pea olema mitte ainult kiri, vaid ta peab olema arve. Ja kui ma õigesti mäletan, siis kus ma selle arve sain just niimoodi, et sina arve ja sinu aadress, siis ma kasutasin Elisa raamatu rakendust, lugesin seal raamatuid ja muutsin lihtsalt Elisa raamatu rakenduses enda aadressi Uus-Meremaa Lõunasaare Omaaremaa aadressis ja et sellest siis ka piisas neile. Aga et lihtsalt mõnikord on vaja kindlasti arvet, et niisama kirjaga nad ei lepi enam. Aga telefoni või selle pangakonto avamiseks sul on vaja telefoninumbrit. Ja mul oli selline juhus, kus ma siis panin oma telefoninumbriks oma sellel hetkel oleva kõnekaardi numbri. Siis kui ma suve lõpus tahtsin maksta ja see ületas mingit summat, siis ma helistasin panka ja nad olid mu pangakontost kinni pannud. Aga et seda avada, ma pean helistama sellelt telefoninumbrilt. Aga mul ei olnud seda numbrit enam ja ma ei saa pääsenud kuidagi oma kontole enam ligi. Jah. Teeks siia väikse kommentaari vahel, et kui need kommentaarid siin kõlavad hästi nagu keeruliselt ja raskelt ja nii palju paberimajandust, lõppkokkuvõttes saab kõik tehtud. Et Uus-Meremaal on igal aastal nagu tuhandeid noori ja kõik nad saavad need asjad lõppude lõpuks nagu tehtud, et kui isegi Eestist vaadates tundub, et on igasugune paberimajandus, lihtsalt hakka tegema ja lõpuks tuleb välja. Ma just tahtsingi täpselt sama öelda, et on olemas ka Facebooki kommuunid eestlaste, Eesti ja austraallaste kohta ja uusmeremaalaste kohta, et tasub ka neid kommuune alati ka praktiliste küsimuste osas vaadata ja jälgida, et see on väga kasulikku infot saab siit kõige kohta. Ma vaatasin vahepeal kella, me oleme natukese nüüd juba lähenemas ajaga lõpule. Ma siiski paluksin, et
me otsene tänane teema ei olnud töö leidmine ja tööl käimine, aga siiski võib-olla huvitavaid ideid, mida eri riikides teha. Ma võin ise alustada, mina olin Arbuusifarmis, läksin sinna enne majanduslangust, kõik oli väga hästi, sain kohe tööle, sain kohe palgale, sellest raamatus kirjutasin ka. Aga mida, võib-olla mingeid huvitavaid nõuandeid, mida võiks veel teha, see on, ma saan aru, et see on täiesti lõputu teema, aga teeme lühidalt, räägime ägedatest variantidest, mida võib-olla ise olete kogenud. Minu soovitus oleks see, et eriti kui plaanidki minna ainult üheks aastaks, et katsetage erinevaid asju, et luba endale avastada maailma natuke teise nurga alt. Uus-Meremaalt minu üks huvitav kogemus oli kindlasti kiivifarmis töötamine ja kiivide korjamine. Füüsiliselt tohutult raske töö, aga samas jällegi raha see andis ja mõnes mõttes huvitava ka, et korjad neid kiivisid ja kui kiivi on juba valminud ja pehme niimoodi, et seda enam korjata ei saa, siis sööd ära, viskad üle õla, koorad minema ja jätkad korjamist. Hästi mõnus. Ja teine Uus-Meremaalt, mis ma välja toon, on muidugi minu töökoht, kus ma tegelikult tutvusin ka oma abikaasaga ja avastasin uue karjääri, ehk siis suusakuurordis töötamine. Ja minu suusakuurort asub seal aktiivse vulkaani peal. Et iga päev tööle minnes on võimalus, et see otsustab uuesti pursata. Viimati juhtus see 2007. aastal ja me tegelikult salamisi ootame, et millal see uuesti toimub. Samamoodi sellised huvitavad olukorrad, et millesse Eestis tegelikult ei satu ja ei ole selliseid võimalusi. Ja kindlasti ma tahan ära mainida ühe oma sõbranna kogemuse, kes samamoodi Uus-Meremaal Working Holiday'ga töötades õnnestus minna tal ühele proovi esinemisele näitlejana ja ta sai endale osa autofirma Mazda telereklaamis, mida siis on näidatud Uus-Meremaal, Austraalias, minu meelest Indoneesias, kus iganes. Ja kuigi seda kõik räägivad, et eestlased on väga ilusad üle maailma. No tal on seal selline huvitav osa, et kui sa ei tea, et ta seal reklaamis on, et siis sa teda iseenesest ära ei tunne, aga sellest hoolimata, et hästi lahe kogemus oli see tema sõnade järgi, et kuidas ta Mount Cooki juures sai filmimas käia ja siis see kestis veel mitu päeva, maksti talle veel ületunnitasusid ja tegelikult kuigi ta on nüüd Uus-Meremaalt, mis ta nüüd on 2 aastat ära olnud, siis ta saab endiselt sellest palka, sest iga kord, kui see reklaam jälle läheb kuskil uude riiki, siis makstakse autoritasusid. Ehk et käia ringi, silmad lahti ja vaadata ja katsetada erinevaid võimalusi ja muidugi võib sattuda tööde otsa, mis on masendavad, aga noh, kõik läheb mööda, et elab ka need hullud kohad üle. Siinkohal on tegelikult ju Sydneys on eestlaste seas päris populaarne ju käia kodus ja võõrsil taustanäitlejatena, et seda tehakse tänasel päeval ikka päris aktiivselt, et jälle kohvikus kuskil taustal istuvad ja räägivad. Aga Austraalia puhul ma soovitan ka täpselt sama nagu, et ja põhimõte on alati on see, et kui ühes kohas ei lähe, siis see on see märk, et nüüd tuleb edasi minna, et mitte ühte kohta toppama jääda. Aga et mina korjasin viinamarju, istutasin melonitaimi ja olin abikasvataja läbi siis ühe tööbüroo nagu käisin erinevates lasteaedades aga selleks ma pidin tegema politsei tšeki Eestist ja Austraaliast, et see nagu oli natuke suurem ettevõtmine, aga et muidu lihapoes, lihaletis erinevaid grilllihatükke siis müüa ja et ajalehti sai tassitud ja no kõike, kuni ma siis lõpuks olin reisikonsultant siis ja hosteli receptionist vastuvõtus Early Beachil ja siis ma olen koristamistööd on seal väga palju igal pool, kus nagu teha, ja neid variante tegelikult on palju, et tuleb lihtsalt käia, liikuda ja suhelda kindlasti ja siis tulevad väga toredad seiklused, et mõned jõuavad ka pärlilaevadele ja mis on nagu füüsiliselt väga raske ja ka vaimselt sa oled ikkagi 2-3 nädalat oled sa laeva peal merel, aga huvitav on. Aitäh Reelikale! Ja mina käisin ukselt uksele ja müüsin raamatuid, aga... Kuidas sa sihukese töö peale sattusid?
sest ma olin tudeng Tartus ja kõik sõbrad tegid seda ja siis ma pidin ka tegema, sest ma ei saanud alla jääda. aga te kandideerisite juba Eestis siis põhimõtteliselt siin? Ma arvan, paljudel on keegi, kes sa tead, kes käib või kes on kunagi käinud ja ikka proovitakse võtta inimesi kaasa. Aga kõike ka ei valita. Et see protsess on ikka vaja läbi käia ja vaadata, et kas ikka sobid ja kas sa tuled selle pingega toime, mis seal on. Kas oli hirmus, eestlased on teatavasti üpriski kinnine rahvas, et mine nüüd müüma sinna inglise keeles, et kuidas sul kogemused olid paari sõnaga? Mul olid väga positiivsed. Müüsid mõne raamatu maha? Mõne ikka müüsin nende 6 aasta jooksul, aga inimesed seal on palju vastuvõtlikumad kuidagi, et sa oled välismaalt, sul on selline aktsent, räägi natuke endast ja kus sa tuled ja kõike seda, et mulle jäi väga positiivne mulje sellest kõigest. Aga mulle pakuti ka kõiki muid töid teha, et väga tihti taheti mind lapsehoidjaks saada. Siis ma töötasin maapiirkondades, kus kasvatati veiseid, siis maatööle kutsuti mind suht tihti. Kui ma töötasin Põhja-Dakotas, siis seal on naftaväljad ja seal on palgad väga-väga kõrged. Isegi McDonaldsis on võimalik $18 tunnis teenida. Siis kui ma olin Kanadas, Albertas, siis seal on võimalik suvega teenida näiteks $14,000 sellise asjaga, et sa lähed lõikad oksi, istutad puid ja see on nagu väga lihtne töö. Sa oled terve päeva oled õues päikse käes, sul on seal sõbrad, kellega koos saate minna. Ma soovitaks seda ka. Aitäh, Mari-Liis! Mulle meeldis Uus-Meremaal teha siukseid asju, mida ma Eestis arvatavasti ei teeks. Et alguses, kui ma näiteks tulin, siis minu esimene kuu oli lihtsalt see, kus ma üritasin välja mõelda, mis minust edasi saab. Sest et ma saatsin aina e-kirju ja aina ma sain, kas ei saanud üldse vastuseid või tuli vastus, et ei, sorry, et ei ole sulle tööd pakkuda. Esimene asi, mida ma tegema hakkasin, oli tegelikult hostelites tasuta tubade puhastamine. Sest et enamustes Uus-Meremaa hostelites on see, et nad võtavad paar inimest tööle niimoodi, et kuni sa seal hostelis oled. Nad küsid umbes su käest, et kas sa oled nõus, et igal hommikul 2 tundi aitab meil umbes voodite pealt linad ära võtta ja vetsud puhtaks teha ja siis selle eest sa saad tasuta seal olla. Ja see oli see tol hetkel, kui mul muud tööd ei olnud, minu jaoks oli see, et jep, teeme ära, sest et aega mul on. Vetsude puhastamine ei ole väga glamuurne tegevus, aga mina vaatasin seda selle asja külje pealt, et see andis mulle võimaluse seal olla, ilma et pangakonto täiesti tühjaks saaks. Ja tegelikult selle aja jooksul ma hakkasin hoopis rohkem suhtlema inimestega, kes on sigalahedad. Sellepärast, et Uus-Meremaale tuleb nii palju siukseid karaktereid kokku igalt poolt maailmast, et lõppkokkuvõttes sealt ma läksin farmi, kus me brokolikapsaid istutasime ja kõrvitsaid üles võtsime. Siis ma olin Viinamarja istanduses talvel, sidusin neid hegi külge, arbuusifarm, kus tagantjärele, kui ma neid fotosid näitan, siis enamus ajast me oleme siuksed mudased ja värjad või et see töö on siuke huvitav, aga need inimesed, kellega ma ei tea, kas Enel on samu siuksed, et lihtsalt need inimesed, kellega ma selliste tööde kaudu sõbrunema hakkasin, olid väga-väga vägevad ja mõned neist on siiamaani sõbrad alles. Hostelites selline pisitööde tegemine selleks, et lihtsalt tasuta elada saaks. Päris palju neid seljakottirändurid liigubki niimoodi ringi, et sa oled paar nädalat ühes kohas, paar nädalat teises kohas, ehk et kui nad on paar kuud töötanud, pangarvel on mingi raha kokku kogunud, siis nad vaikselt liiguvad mööda riiki niimoodi edasi, et nad majutuse eest ei maksa sisuliselt. Sest et nad lihtsalt iga hommik teevad mingit asja ja siis iga pärastlõuna ja õhtu chillivad. On olemas siukesi WUF, ehk et kunagi nimetati Willing Workers on Organic Farms, ehk et keegi tahab mahetalupidamistes minna niimoodi tööle, et selle asemel, et hostelis mingit asju teha, minna mööda riiki vaikselt mööda mahetalupidamisi. Kas see tähendab siis taimede istutamist või siis mingi veisekarjaga töötamist või lambatalladele piima andmist, mis on muide väga glamuurne isegi fotode pealt. Seda saab teha ja see on siis nii, et sa elad nende perede juures ja sa sööd koos nendega ja nad elad nende toas. Nad sulle otseselt ei maksa, aga sul kulutusi ei ole ja seda kasutatakse üsna palju lihtsalt siukse kultuuri kogemise viisina.
ja siis on veel see, et järjepidevus tuli abiks, sest et lõpuks see töö, mille kaudu ma Uus-Meremaale pidama jäin, oli langevarjufirmas. Ja ma tegelikult meilisin neile esiteks juba Eestist enne seda, kui ma Uus-Meremaale läksin, ütlesin, et ma tahaks teil tööle tulla. Vastust ei tulnud. Siis ma jõudsin Uus-Meremaale, meilisin uuesti, et nüüd ma olen Uus-Meremaal, ikka tahaks teile tööle tulla. Vastust ei tulnud, siis umbes poole aasta pärast, kui ma olin selles Viinemaaristanduses, meilisin uuesti, et tahaks teile tööle tulla. Ja ta ütles, et tule tööintervjuule. Ja siis ma läbi Uus-Meremaa seiklesin sinna alla, tulin tööintervjuule. Oli siuke tore vestlus, ütles, et okei, jää siia. Et kas sa tahaksid oktoobris pihta hakata? Minul oli see, et yes! Ja sealt ma tegelikult lõppkokkuvõttes jäingi. Ja see on see, et igasuguste sihukeste töödega ma ei tea, kui palju ma neid e-maile läbi nagu saatsin alguse esimese aasta jooksul lihtsalt, et iga kord, kui ma kuskil nägin mingit kuulutust, et seda tahaks proovida, või oli mingi firma kuskil, kes isegi ei kuulutanud endalt töötajad üle vähe, ma lihtsalt meilisin neile ütlesin, et kuulge, et ma oleks väga huvitatud teie juures töötamisest. Kuni lõpuks ikka näkkab. Aitäh, see on väga ilus lõpetus veel, võib-olla siia veel väikse remargina, et ilmselt see CV-de kirjutamine on ka omaette asi, mida eestlased ei oska, kui nad sinna lähevad, aga see kõik on harjutamise asi, see on õppimise asi ja just see julgus proovida ja tõesti saata ja käia ukselt uksele. Ja järjepidevus. Küsida, kontrollida. Küsida ja kontrollida ja küll siis lõpuks saab ka. Kuulge, tüdrukud, suured tänud teile. Vaatajad, preilid, prouad ja härrased, kas on küsimusi meie tüdrukutele? Et kui nüüd praegu kohe küsimusi ei ole, siis tõmbaksime otsad kokku. On täiesti võimalik eraldi kõikidega rääkida, kellega on soovi. Et hea meelega veel ka eraldi räägime ja nõustame. Tervitame veel kord meie Facebooki vaatajaid. Oli tore teiega. Järgmine kord räägime siis juunikuus on meil viimane reisihommik, mis räägib Gruusiast ja Armeeniast. Ja siis pärast seda lähme suvevaheajale, tuleme sügisel tagasi. Aga aitäh kõigile veel kord. Aitäh!